Ja tere tulemast sulle tänasele webinarile. Täna võtame ette siis 5 olulist viga aia kujundamises, mida iga algaja võiks teada. Ja mitte sellepärast, et näidata näpuga, et näed, sa oled neid vigu teinud või näidata, et midagi on valesti. Mitte selle mõttega, vaid selle mõttega, et sa saaksid teadlikult neid vigu vältida ja selle võrra siis mingeid asju oma aia kujundamisel lihtsamini teha, selgemini teha ja ütleme nii, et paremini teha. Ma panen sulle ette siia ka kohe slaidid. Nii. Ja võid mulle ka chati kirjutada, mitu korda sa oled juba webinaril käinud, kui sa tead seda numbrit või kui sa oled esmakordselt, siis kirjuta esmakordselt. Siis ma tean ka, kes meil täna siin kokku on tulnud. Ja tervitused üle terve Eesti kõigile, kes on täna siia kohale jõudnud. Nii. Esmakordselt, teist korda, esmakordselt, väga tore. Mina olen siis Maria Palusalu ja täna me räägime nagu 5 põhilisest veast, mida aia kujundamisel, mida aia planeerimisel iga algaja võiks teada, mida võib-olla isegi peaks teadma. Ja ma ütlen kohe alguses ka ära, et need vead ei ole midagi sellist, mille pärast peaks ennast halvasti tundma, vaid need on vead, mida teevad tegelikult väga paljud aiaomanikud. Mitte sellepärast, et nad oma aiast ei hooliks või et nad nimelt neid teeksid, vaid sellepärast, et keegi ei ole neile siis õigel hetkel näidanud, et millele peaks enne alustamist üldse mõtlema. Ja väga sageli alustataksegi just aias suure hooga, ostetakse taimi, rajatakse mingi esimene peenar, tehakse mingid kohad ilusaks, aga mõne aja pärast tekib siis see koht, et ahah, tervik nagu ei tööta, midagi on puudu, võib-olla aed vajab liiga palju hoolt või mõni koht lihtsalt ei mõju hästi või mõni taim ei kasva näiteks hästi. Ja siis tuleb hakata vaatama, et okei, mingi lahendus tuleb nüüd ümber teha või see lahendus, mis ma siin proovisin, tuleb hakata ümber tegema. Ja täna me vaatamegi neid kohti lähemalt ja võib-olla suurem eesmärk sellel webinaril on see, et sa oskad oma aeda pärast vaadata nagu selgema pilguga ja vältida otsuseid, mis võivad hiljem võtta kas palju aega või palju raha või palju energiat. Nii et läheme sellega siis siin täna edasi. Ja tänasel webinaril sa õpid siis tundma neid olulisi vigu, mis mõjutavad, et kuidas su aed hiljem välja näeb. Üks on see, kuidas ta visuaalselt välja näeb, aga ka seda, kuidas, kui palju hoolt see vajab ja kas sa pead seda hakkama nagu ümber kujundama, kas sa oled sellega rahul või midagi kuskilt ikkagi kripeldab. Ja see on väga oluline, sellepärast et aiakujunduses ei ole iga otsus lihtsalt see, et see on ilus või see on kole või mitte ilus, vaid igal otsusel on tagajärg. Jah, kas sa oled sellega nõus, kas sa oled midagi taolist kogenud, et sa oled mingi otsuse teinud aia kujundamisel või aias istutamisel või midagi seal teinud ja siis sellel on mingisugune tagajärg. Ja kui sa näiteks panedki taimed valesse kohta, ta ei kasva või need taimed ei kasva hästi või vajavadki liiga palju hoolt või kui rajad peenra näiteks ilma plaanita, võib see nagu mõne aasta pärast tundudagi liialt juhuslik või selline kaootiline. Või kui sa valid mingisuguse kiire lahenduse, sa võid hiljem selle tõttu veel rohkem aega ja raha nagu, ühesõnaga sa pead nagu panustama veel palju rohkem, et see nagu toimima jääks ja et see töötaks. Ja tänaselt webinarilt lahkudes ei pea või ei saagi sul olla nagu täpselt see plaan valmis, aga ma tahan, et sul tekiks nagu selgem arusaam, et mida tasub vältida ja millistest kohtadest võib-olla sinu aias võiks seda mõtlemist alustada, võiks seda nagu teadlikku muutust alustada. Ja pane eriti tähele selliseid kohti, kus sa mõtled, et ahah, näed, see on täpselt minu aias ka või ahah, näe, ma olen seda ka teinud. Et need äratundmise kohad ja hetked ongi nagu kõige väärtuslikumad, pane need julgelt kirja kuhugi paberi peale ja kirjuta mulle chati ka, et kas sul on praegu olemasolev aed, kirjuta, kui sul on olemasolev aed, mida sa tahad võib-olla ümber teha, number 1, kirjuta 2, kui sa alustad tühjalt krundilt. Jah, et need on 2 sellist põhilist alguspunkti, kust me võime aia kujundamist alustada või millega nagu kust aia kujundamisega edasi minna. Number 1, kui sul on juba olemasolev, sa tahad midagi muuta, paremaks teha. Number 2,
kui sa oled alles nii-öelda puhtal lehel. kui sa oled puhtal lehel, siis on väga hea koht, kus olla tänasel webinaril, sest siis jääb sul palju asju, palju vigu tegemata. Ja enne kui me lähme nende vigade juurde, ma korraks räägin ka, miks ma neid teemasid üldse jagan. Et ma olen aastate jooksul ise väga paljude aiaomanikega töötanud, täna töötame nii veebis kui ka kohapeal aedades. Me oleme plaane joonistanud, ma olen ise väga palju plaane joonistanud, aidanud luua istutusalasid, kaevanud umbrohtusid välja, katsetanud erinevaid kasvukohti, näinud, ise nii-öelda sõrmedega läbi tunnetanud ja näinud ka väga palju erinevaid umbrohu probleeme erinevates kasvutingimustes. Ja ma olen näinud nende nagu töötamiste puhul kahte asja. Üks asi on see, et ma olen näinud väga palju käega löömist, et seda hetke, kus inimene ütlebki, et ma ei saa aru, miks see aed ei tööta või ma olen nii palju teinud, aga ikkagi ei ole see või ma olen nii palju kaevanud, aga ikka naadist lahti ei saa. Ja ma olen näinud ka teist poolt, ma olen näinud ka õnnestumisi. Seda, kus inimene saab lõpuks aru, kust alustada, mida muuta, kuidas oma aeda rahulikumaks kujundada, kuidas naadist lahti saada ja kuidas nad ongi naadist lahti saanud. Nii et kui sa täna siin webinaril oled, siis sa võid kirjutada number 3, kui sa veel aias mässad mingite umbrohtudega ja sa ei ole nagu umbrohu vabaks endale saanud seda asja. Ja number 4, kui sa oled näiteks mingist umbrohust, püsiumbrohust lahti saanud, sa oled naadist lahti saanud või ma ei tea, ohakast või osjast või kassitapust või millest iganes. Ehk siis number 3, kui sa veel mässad umbrohtudega ja number 4, kui sa oled juba lahti saanud. Ja paar aastat tagasi ma kirjutasin ka raamatu Naadimetsast paradiisiks ja see sündis samuti soovist anda tavalisele aiaomanikule süsteem, kuidas liituda või kuidas liikuda sellisest segadusest ilusama ja lihtsamini hooldatava aia poole. Ja täna ma jagan sulle ka olulisi vigu just selleks, et sa ei peaks 1000 tunde nagu ise huupi katsetama, vaid saad õppida kellegi teise vigadest juba. Ja üheks suureks miksiks, miks ma seda üldse teen, on viia siis Eesti aiakultuur uuele tasemele. See ei tähenda seda, et kõik aiad peaksid olema ühesugused või et iga koduaed peaks olema nagu ajakirja kaanel, vaid vastupidi, ma usun, et iga aed võiks olla oma inimese nägu, oma omaniku nägu, aga samal ajal võiks see olla läbimõeldud, see võiks olla toimiv ja selline, mis ei võta nagu inimeselt kogu jõudu ära. Ja väga paljud, ma näen seda nagu väga-väga palju, et Eesti koduaiad on tohutu potentsiaaliga, seal on ruumi, seal on huvi, seal on tahet, seal on nagu pinnase tingimused imelised. Aga sageli jääbki puudu süsteemist, julgustusest isegi, et inimene ei tea, et kuidas oma mõtteid nagu tervikuks siduda. Ja minu üks suur soov on see, et aidata inimestel näha seda, et ilus aed ei ole ainult professionaalide privileeg, vaid sa saad oma aeda ise hakata teadlikumalt looma, kui sul on olemas õiged põhimõtted, kui sul on olemas juhised ja kui sul on tugi olemas. Ja täna vaatamegi, millised vead seda teekonda siis kõige sagedamini takistada võivad või takistavad. Esimene viga ongi juba see, et terviklikku kujundus on puudu. Terviklik kujundus on puudu. Ja see on minu meelest üks kõige tavalisemaid põhjuseid, miks aed ei hakka tervikuna ka tööle. Et väga paljud alustavad ühest peenrast, siis tuleb mõte teha midagi teise kohta. Ühest peenrast on okei alustada, aga siin on kaks erinevat asja, et kas me näeme aeda kui tervikut. Kui me näeme aeda kui tervikut, me võime sellest hoolimata ühe peenraga alustada, aga kui me teeme selle ühe peenra nii-öelda emotsiooni pealt suvalisse kohta, suvalistel põhjustel, siis ta ei hakka tervikuna kunagi tööle. Või siis tulebki see üks peenar, siis tuleb teine mõte kuhugi teise kohta teha, siis ostetakse mõni ilus taim, vaadatakse, et kuhu see siis istutada, kuhugi tuleb mingi põõsas, siis jälle mingi uhke suur kivi või mingi skulptuur või mõni muu dekoratiivne element. Ja kõik need asjad võivad eraldi olla ilusad, aga kui neil puudub nagu omavaheline seos, siis see aed muutub rahutuks ja juhuslikuks. Ja terviklik kujundus ei tähenda seda, et kogu aed peab nagu korraga valmis saama, vaid see tähendab, et sul on mingisugune suurem loogika, suurem selline eesmärk, mille poole sa hakkad siis töötama.
et sa tead, kuhu sa liigud, sa tead, kuidas üks ala seostub teisega. Sa ei tee nagu otsuseid hetke emotsiooni pealt, et täna otsustan, et teen siia, aga homme tuleb mõte, et aa, ma pean sinna ka veel midagi tegema. aga kui tervik puudub, siis tulevadki hiljem suured sellised ümberkorraldused ja mitte sellepärast, et sa ei osanud seda tööd teha, vaid sellepärast, et alguses ei olnud sul seda õiget suunda või alguses ei olnud sul nagu sihti silme ees, et kuhu ma hakkan nüüd minema. Et see on võib-olla nagu maja ehitamine, et mõtled, et oh, et täna võiks teha sellise romantiliste akendega, ma ei tea, uhke suure maja, aga paberile seda ei joonista ja siis mõtled, et oh, homme, et ei teeks ikka midagi ümber. aga need otsused on sul nagu peas, aga kui sa tegema hakkad, siis mingid otsused kaovad sul peast ära, sa ei mäletagi, mida sa siis otsustasid või miks sa seda otsustasid. Ja siin on võib-olla näha selline üks tüüpiline olukord, et kus ongi ühes kohas natuke, on teises kohas natuke. taimed justkui suvaliselt muru sees, puudub selge loogika, miks üks asi on siin ja teine asi on seal. noh, võib-olla on isegi loogika, et näed, ma näen terrassilt seda istutusala, on hea vaadata, aga millega see seotud on või kuidas see praktiliselt välja näeb, et kuidas siit näiteks vahelt mururobot läheb või kuidas ma muruniidukiga siit vahelt niidan. et seda saab luua niimoodi, et tekiks ühtsus, et meil on nagu elemendid omavahel seotud. ja sageli ma näen ka seda, et ühes väikses aias on võib-olla korraga kasutatud väga palju erinevaid kujundusideid või ühes kohas on nagu sirged jooned, teises kohas vabakäejooned, kuskil on mingid diagonaalid, kuskil ristkülikud ja iga idee võib eraldi tundudagi tore ja ongi tore, aga koos muutub see pilt segaseks. eriti segaseks muutub see juhul, kui sa ei ole varem aiakujundusega üldse tegelenud ja proovid nagu erinevaid ägedaid ideid hakata omavahel kokku sobitama. Erinevaid ideid võib kokku panna, aga sellisel juhul sa pead olema juba äh, kogenud, sa pead olema varasemalt tegelenud sellega, ehk siis sa oled juba saavutanud mingisuguse meisterlikkuse. aga kui seda veel ei ole, siis tasub jääda ühe idee juurde. ja kui mitu ideed kokku panna, siis mis juhtub, on see, et inimene vaatabki kõike seda ja mõtleb, et oh, et aiakujundus on liiga keeruline, ma ei oska seda teha, see võtab liiga kaua aega. ja tegelikult ei ole probleem selles, et inimene ei oska, vaid probleem on selles, et ta on alustanud liiga paljudest sellistest eraldiseisvatest otsustest. ja hea küsimus, mida nüüd oma aias küsida, ongi see, et kas minu aias on mingi läbiv loogika või mis on see loogika? kas need peenrad, kas need liikumisteed, kas need taimegrupid sobivad omavahel kokku, kas nad räägivad omavahel nii-öelda sellist sama keelt, sama kujunduslikku keelt justkui. ja noh, siin ma lisasin ühe sellise pildi, et sa vaataksid, see on üks pilt Pille Meresmäe või perekond Meresmäe aiast. Pillel oli tüüpiline Eesti aed paar aastat tagasi, aga ta tuli aiakujunduse kursusele ja siis ta võttis oma aia kätte ja hakkas seda muutma. ja selle pildi juures ma tahaks, et sa vaataks mitte ainult taimi, vaid seda joont, seda tervikut. vaata seda, kuidas need istutusala jooned liiguvad, kuhu nad hakkavad sind suunama, kuhu nad hakkavad nagu pilku suunama. et kuidas see muru, kuidas peenar on omavahel selgelt piiritletud ja miks see oluline on. see on väga oluline, sest peenrajoon ei ole ainult nagu tehniline detail, vaid see mõjutab kogu aia tunnetust. kui peenrajoont ei ole, siis, või kui see on juhuslik või selline katkendlik või väikeste jõnksudega, siis aed mõjub automaatselt rahutult. ja miks meil aed on loodud? aed on loodud väga palju selleks, et me saaksime sealt kas siis mingisuguseid söögivilju, mingeid asju söögiks või me tahame sealt ikkagi midagi muud ka, ehk siis me tahame näiteks rahu või me tahame, et see tasakaalustaks meie elu. aga kui see joon on selge, kui see on loogiline, siis lihtsam istutusala võib mõjuda nagu palju-palju rahulikumalt ja mõjubki rahulikumalt. ja võib-olla alustavate aiaomanike puhul ongi see, et nad keskenduvad sageli ainult taime nimekirjale või esmajoones sellele taime nimekirjale. et küsitakse, no nii palju küsitakse seda, et milliseid taimi ma nüüd siia panen. kas see taim sobib, kas too taim sobib?
Tihtipeale, kui minult seda küsitakse, siis ma võin sulle öelda 10 erinevat taime, aga see ei lahenda mitte mingisugust probleemi või see ei anna lahendust. Esimese asjana tuleb küsida seda, et kus see istutusala üldse asub, milline on selle kuju ja kuidas ta seostub ülejäänud aiaga. Ja see on, ma ütleks, et väga palju mõjusam ja väga palju olulisem kui need taimed, kes seal sees kasvavad või keda sa sinna sisse planeerid. Jah, et need taimed täidavad vormi, aga vorm ise peab töötama ja peab töötama palju paremini kui need taimed seal sees. muidugi on oluline, mis need taimed seal pärast siis omavahel tegema hakkavad, aga isegi kui need taimed on sul valed või osaliselt valed, siis see vorm on alati tugevam. ta annab alati tugevama mulje kui need taimed. siin on üks hea näide sellest, et kuidas istutusala võib muutuda ka aia kandvaks osaks ja istutusala peabki olema aia kandev osa. see on nüüd Ülle Uljata aed, kes ka samuti paar aastat tagasi, tal oli ilus aed olemas, aga ta tegi selle ümber tegi selle ümber, need puud, põõsad, mis tal olid siin olemas, need ta sidus ära uueks suuremaks istutusalaks koos püsikutega, koos sibulilledega. Ja vaata siin, kuidas see istutusala ja muruala nagu omavahel nii-öelda suhtlevad, et seal on selge serv, seal on kordused selged olemas, seal on kõrguste vahe olemas istutusalal siis ja taimed ei ole nagu üksikult lihtsalt muru sees. et mida rohkem on aias neid üksikuid väikeseid istutusi, üksikuid taimi, seda rohkem tegelikult tekib ka eraldi hooldatavaid servi, tekib eraldi hooldatavaid soppe ja see teeb ühest küljest selle pildi rahutumaks, aga teisest küljest ta teeb ka hooldamise keerulisemaks. aga see terviklikum või terviklik istutusala on alati palju mõjusam ja ka lihtsam hooldada. ja sa võid mõelda ka seda, et kas sinu aias on nagu palju väikeseid eraldiseisvaid kohakesi, mis nõuavad kõik eraldi tähelepanu või saaks mõnda ala siduda ka terviklikumaks, saaks siduda võib-olla omavahel kokku, teha suuremaks. ma tean, tihtipeale inimesed kardavad suuremaid alasid. aga kui sa hakkad neid omavahel siduma, siis see aed muutub ka kohe rahulikumaks, kui üksikud tükid nagu hakkavad suuremat tervikut moodustama. ja kusjuures see on nagu kõigile teile, kes te ütlesite, et te hakkate olemasolevat nagu teiseks muutma või ühtsemaks muutma, siis see omavahel sidumine, olemasoleva sidumine uuega või uueks disainimine, see on see koht, mida tasub vaadata. Siis selle pildi juures võiks rõhutada rahu, et sageli me arvame, et ilus aed tähendab väga palju värve, väga palju erinevaid taimi, aga mõnikord mõjubki aed kõige paremini just siis, kui seal on rahu, seal on rahu korduses, ruumis, rütmis, ehk siis mingid taimed hakkavad looma seda rütmi. ja siin on ka jälle see vormi koht, et vorm on alati esikohal ja siis tuleb see sisu. et terviklik aed ei tähenda, et iga ruutmeeter peab olema täis erinevaid taimi, vaid see tähendab, et iga osa täidab siis oma rolli. et on mingid taimed, mis on kõrgemad, on mingid fookustaimed, siin on näiteks uhke harilik vaher Drummondi, kes on fookustaimena, fookuspuuna, soolopuuna meie aias, see on nüüd Palusalu aiast üks vaade. ja muru, peenrad, puuderead, põõsad, kõrgused, avatud vaated, need kõik töötavad nagu koos. loomulikult sul ei pea olema nii suurt aeda, sul võib olla see oluliselt väiksem, aga kui sul on mingid vaated, mida sa saad näiteks oma aeda kaasata, sul on mingid, ma ei tea, uhked maastikuvaated Otepää kuppelmaastikul, siis kasuta need ära ja seo need oma aiaga. jah, laenatud vaated nii-öelda. aga kui aed on liiga killustatud, ei teki seda rahulikku tunnet. ehk siis need suuremad vormid paika, siis nende väiksemate taimedega saab palju teadlikumalt ka mängida. ja see on ka võib-olla kõige olulisemaid õppetunde sellest esimesest veast, et ära alusta ainult taimedest, vaid alusta sellest, kuidas see kogu aed tervikuna liigub, kuidas ta mõjub. taimed tulevad igal juhul ja taimed on kõige viimane samm selle asja juures. aga esimese asjana tuleb see tugev alus paika panna.
siis teine viga on sobimatute taimede valimine pinnasele ja valgustingimustele. Ja see on ka väga-väga tavaline. Ma ikka ja jälle näen aedades, kus on ka teadlikumad inimesed juba istutanud taimi, et on kokku pandud metsaaia taimed näiteks täiesti päikselise kasvukoha, kuiva kasvukoha taimedega. Ja see on nagu üsna tavaline, et see taim võib olla maailma kõige ilusam, aga kui ta satub valesse kohta, ta hakkab andma endast märku. Ta ei õitse hästi, ta jääb kiduraks, ta haigestub, ta vajab võib-olla pidevat kastmist, mingit erihoolt, venib välja. Ja siis inimene mõtlebki, et ma ei oska taimi kasvatada. Tegelikult ei olnud probleem inimeses, vaid probleem oli selles, et taim sai valesse kasvukohta. Ja alati tasub enne taime ostmist küsida seda, et kas see koht, kuhu sa seda taime plaanid istutada, on päikseline või varjuline või kui sa leiad mingisuguse taime kuskilt aiandist ja vaatad, ahah, näe, see on äge taim, ma tahan endale seda. aga siis vaata, et mis tingimusi see taim nõuab ja vajab ja kas sul on neid tingimusi talle pakkuda. Ja samamoodi mulla tingimused, et kas sul on pakkuda talle kuiva tingimust, niiskeid tingimusi, kas seal on tuuline, kas see pinnas on raske, kas ta on kerge, kas ta on savine, liivane, kas taim sobib sinna päriselt või ta mulle lihtsalt meeldib nagu pildi peal. Et kui me valime taimed tema vajaduste järgi, siis see aed muutub ka palju lihtsamini hooldatavaks automaatselt, ilma et sa peaksid hakkama nende puhul siis seal väga palju võimlema. Siis noh, siin on hea näide, et kui päikest armastatav taim pannakse varju, siis ta venib välja või õitseb kehvasti või kaob üldse ära. Või kui varjutaim pannakse nagu lõõskava päikese kätte, siis ta kõrbeb seal ära või ongi pidevas stressis. Ja siin konkreetse pildi peal ma käisin paar aastat tagasi ühes aias, kus oli hästi liivane aed oli see. Päikese käes lõuna poole peal oli istutatud siis lillepeenrasse nii varjuaiataimi, poolvarjutaimi kui ka siis päikeselise kasvukoha taimed nagu omavahel segamini. Siin on natuke näha seda ühte nelki, nurmnelki ja siis helmikpöörised ja hostad, et hostad ja helmikpöörised on pigem ikkagi varjuaiataimed või poolvarjuaiataimed, aga mitte lõõskava päikese käes ja ammugi mitte liivas. Et seal neil hästi ei lähe. Noh, nad kasvavad kuidagi ja võib-olla see pererahvas ka kastis neid mingil määral, aga see ei ole see, mida me tahame aias saada ja mida me peaksime aias nagu tegema. Või siis, kui kuivust armastav taim näiteks pannakse märga raskesse savimulda, siis ta läheb lihtsalt välja, ta mädaneb lihtsalt talvel ära, sest talle see ei sobi. Või ta lihtsalt nagu on väga-väga kidur ja siis sa küsid, et oh, mis tal viga on või annad talle väetist, et ta lõpuks kasvaks. aga nii see asi ei lähe. ja või siis, kui niiskust armastav taim pannakse kuiva paeklibusse, siis ta kogu aeg vajab lisahoolt, kastmist, poputamist, päästmist, aga tegelikkuses ka see ei päästa teda, ehk siis see ei anna mitte kunagi head tulemust, ta ei hakka kunagi selliseks kasvama, kui ta kasvaks kuskil metsa all, kui ta on metsaaiataim, noh, ta on näiteks hosta. no siin on üks hea kontrasti näide veel. Ma nägin seda näidet ühes aias täitsa sellise inimese juures, kes on aiandust õppinud, kus oli lavendel ja rododendron pandud omavahel kokku ühele istutusalale. Seda ma ei tea, kas neil olid erinevad nagu istutustingimused antud, seda ma ei tea, aga see pole ka oluline, aga need olid pandud kokku. Ja nad võivad olla mõlemad väga ilusad, väga efektsed, aga nende vajadused on totaalselt erinevad. Üks armastab päikest, kuivemat, sellist lubjarikast kasvukohta ja teine vajab happelisemat mulda, pigem varjulist kasvukohta, poolvarjulist kohta, ehk siis täiesti teistsuguseid tingimusi. Ehk siis jah, nad võivad efektsed koos välja näha, aga nad ei saa mitte kunagi kokku sobima ja noh, tegelikult alateadlikult tekib meil ka tunne, et ahah, et midagi nagu selle istutuse puhul ei sobi, et kuigi õitsemisajad on erinevad ja võiks nagu õitsemist pikendada seeläbi, siis mingi tunne ütleb, et ei, need omavahel nagu kokku ei sobi, me ei saa nende kahega luua efektset kooslust.
see lihtsalt ei hakka toimima ja võib-olla sa ei oskagi öelda, miks, aga see miks on seal taga sügavam, see ongi see, et kus nad looduses tegelikult ise kasvavad. Ja kui inimene lähebki aianduskeskusesse ja ostab erinevaid taimi selle järgi, mis talle meeldib, võib koju jõudes siis selline suur segadus tekkida. kõik ilusad taimed ei sobi automaatselt kokku, mitte just värvi mõttes, vaid kasvutingimuste mõttes ja siin tuleb mängu see teadlikkus, et enne ostu tuleb alati vaadata, et kuhu see taim minu aias läheb ja kas mul on sobiv koht talle olemas või kellega koos ta kasvab. Ja kas ma loon talle need tingimused, et näiteks rodo puhul, kui sul ei ole metsaserva, kus sul on turbane pinnas, siis sa pead talle need tingimused looma või loodad, et kuidagi kohaneb. no see lavendel võib päris hästi kohaneda, kui ei ole täis puhas savi või ei ole mingisugune turbaala, siis ta saab päris hästi hakkama. ja aed muutubki lihtsamaks siis, kui me ei sunni neid taimi valesse kohta. ja tänapäeval on väga lihtne teha selline kiire taime taustakontroll kas või lihtsalt ai-ga, et saada aimu, et kus see taim siis tegelikult võiks ennast hästi tunda. ja taimed, mis on vales kohas, ei ole madala hoolduskoormusega taimed. Neil võib olla kirjelduses kirjas, et vähenõudlik. no Faaseni naiste nõges on väga hea näide. vähenõudlik, aga see kehtib ainult siis, kui ta on talle sobivas kasvukohas. kui me paneme Faaseni naiste nõgese kuhugi varju suurte puude alla, siis jah, vähenõudlik selles mõttes, et kasvab kuidagi, aga ei ole mingit lopsakat õitsemist, ta on välja veninud, võib-olla isegi tuleb hallitus kallale. aga kui taim on õiges kasvukohas, ehk siis ta on täispäikeses, kuivas kasvukohas või parasniiskes kasvukohas, see Faaseni naistenõges siis ta saab näidata oma päris ilu. ehk siis vale kasvukoht tähendabki sageli seda, et ta vajab rohkem hooldust. õige kasvukoht tähendab vähem hooldust, vähem sellist võitlust, vähem tingimuste muutmist. nii et ma soovitan sul väga oma aias teha väike selline kasvukohtade analüüs, et sa märgidki võib-olla kuhugi plaani peale ära, et millised on need päikselised kohad, millised on poolvarjulised kohad, kus on kuivad kohad, niiskemad kohad. see aitab sul tulevikus palju paremini otsustada, et millised taimed sul kuhu sobivad ja milliseid taimi sa üldse enda aeda tuua saad. sest et eesmärk ei ole rohkem taimi osta, vaid eesmärk on valida taimed, mis või kes sinu aias siis paremini hakkama saavad. siis kolmas viga, mida ma tooksin välja, on liiga töömahukas aiaplaan või liiga töömahukad aiaelemendid. et see on koht, kus paljud inimesed teevad nagu vea väga heast soovist, nad tahavad saada ilusat aeda, nad tahavad või vaatavad pilte, saavad inspiratsiooni ja näevad mingisuguseid keerukaid lahendusi ja mõtlevad, et tahan ka midagi sellist, et see näeb hea välja. aga iga ilus lahendus ei sobi automaatselt igasse koduaeda ja iga efektne kujundus ei ole nagu päris elus ka mõistlik hooldada. ja näiteks nagu liiga väikseid, noh, liiga palju väikseid peenraid või liiga palju servi või liiga keerukad mustrid või palju eraldi elemente või erinevad materjalid, kõik see võib muuta aia vägagi töömahukaks. ja küsimus ei olegi ainult selles, et kas sa saad selle valmis teha, vaid küsimus on selles, et kas sa jõuad seda ka hoida aasta, 3 aastat, 5 aastat või 5 aasta pärast. et hea aiaplaan arvestab selle inimese eluga, ajaga, jõudlusega, jõuga, jõuvaruga. ja no siia ma panin selle kastipeenra majanduse, et kastipeenra majanduses jah, ta näeb väga efektne välja, konkreetsed piirid, asjad, aga mida kõrgema sa selle kasti teed, seda rohkem, see tähendab seda, et need kastid on sinust sõltuvad, kui sa ei ole sinna installeerinud mingisugust kastmissüsteemi. noh, ja siin slaidi juures me näeme 2 väga erinevat, aga mõlemal juhul väga töömahukat lahendust, et ühel pool on niisugune keerukas ornamentaalne kujundus, et see võib mõjuda suurel alal või kuskil avalikus ruumis, uhkes pargis väga-väga efektselt, aga koduaias võib selline muster tähendada pidevat lõikamist, korrigeerimist, hooldust. siin ei tohi ükski umbrohi sisse tulla, sest et see muudab kohe pilti ja see lõhub selle pildi ära. ja teisel pool on siis selline kivine, detailirohke lahendus, et ka see võib tunduda alguses lihtne, sest et kivi ju ei vaja hooldust.
aga tegelikult hakkavad need kivide vahed, servad, kõik need pinnakatted ja umbrohud oma elu elama. kõik need umbrohud külvavad ennast kivi vahele ja siis sa pead mõtlema, et kas sa pead need kivid, ma ei tea, aastas või 2 aasta järel üles võtma, puhtaks pesema ja uuesti tagasi panema või kuidas sa seda hooldust tegelikult tegema hakkad. ja algaja viga ongi arvata, et keerukas kujundus tähendab paremat kujundust. tegelikult on hea kujundus sageli palju lihtsam, selgem, paremini hooldatav, et tasub küsida oma aia puhul, et kas see lahendus on ainult ilus esimesel pildil või toimib see ka siis, kui mul on kiire suvi ja mul on vihmane juuli või mitu nädalat, kus ma ei jõua midagi teha. jah. no siin oli üks näide ka veel peenrast, et kus see serv või kivid servas, väikesed taimed, umbrohi tekitavad üsna palju selliseid hoolduskohti. siin on nüüd täispäikese käes ja tükk aega hooldamata istutusala ja siin on näha, et tühi maapind on üks asi, mis hooldust väga palju juurde tekitab, ehk siis taimede vahekaugused on valitud liiga suured või ei ole taimi valitud juurde, mis kataks seda pinda ära. pluss siis nende kivide vahelt, et mõte on olnud õilis, et tahan midagi loomulikku, tahan kividega ääristada, tahan, ma ei tea, erinevaid taimi kasutada, aga kui loogika ei ole piisavalt selge, siis see hooldamine muutub nagu tüütuks, sest siit kivide vahelt tuleb väga palju seda muru läbi ja siis sa pead hakkama neid kive eest tõstma, et serva lõigata, kivid tagasi panema. et palju lihtsam on näiteks lihtsalt labidaga seda serva lõigata. ja kui selliseid kohti on sul aias väga palju või liiga palju, siis see hoolduskoormus kasvab nagu väga-väga kiiresti. ja mida ma soovitan aias vaadata mitte ainult seda peenra keskosa, mis seal toimub, vaid ka servasid, et kus lõpeb see muru, kus algab istutusala, kas see serv on hooldatav või kuidas, millise ajakuluga on see hooldatav, kas sinna ligi pääseb, kas see nõuab igal nädalal nokitsemist või sulle piisab, kui sa, ma ei tea, iga 4 nädala tagant seal kergelt mingit tööd ette võtad. noh, hortensiate kohta ka, et hortensiad on väga armastatud ja nende puhul on nagu hea rääkida nende ootustest. et inimesed näevad seda lopsakat õitsemist ja mõtlevad, et ah, see on see, mida mina ka tahan enda aeda saada. aga kui need hortensiad või ka mõni muu pilku püüdev taim on vales kohas või ta on vales koosluses või ilma tervikuta, siis see tulemus ei pruugi olla see, mida sa lootsid. ja tuleb arvestada hooldusega, et millal, kuidas lõigatakse, millal kastetakse, kas kastetakse, mis on tema õige kasvukoht, milline on talvekindlus, mullatingimused. et see ei tähenda, et selliseid taimi ei tohiks kasutada, vastupidi, need võivad olla nagu väga efektsed ja efekti luua, aga neid tuleb kasutada teadlikult. ja küsimus siin ei olegi see, et kas see taim on ilus, vaid küsimus on see, et kas see taim sobib minu aeda, minu aiaplaaniga, minu hooldusvõimekusega. siin pildil on siis suurelehine hortensia, kes on ka järjest siin tuntust kogumas, aga Eestis ta on ikkagi külmaõrn ja kui sa tahad õitsemist saada, siis on 2 varianti, kas tuleb katta korralikult kinni või viia keldrisse. ja lõikamise puhul ka, et ei tohi teda lõigata nii, nagu sa aedhortensiat või puishortensiat lõikad. aga aedhortensia väga lihtsa hooldusega, et tuleb vaadata, et mis on sinu tingimused ja mida sa saad endale lubada. või kiviktaimla puhul on ka, et või üldse kividega lahendused võivad olla väga ilusad, kui need on õigesti rajatud ja sobivad kasvukohaga, aga see võib olla ka üks neist kohtadest, mis muutub nagu üllatavalt töömahukaks. et kui kivide vahele tuleb umbrohi, kui pinnas ei ole võib-olla ette valmistatud korralikult, juurumbrohud on sisse jäetud või kui need taimed ei sobi sinna tingimustesse või see lahendus ei ole kuidagi terviklikuga nagu seotud, siis see võib väga palju lisatööd tekitada. ja algaja võibki mõelda, et ah, et kividega ala on lihtne hooldada, seal midagi ei kasva, aga tegelikult sõltub väga palju rajamise kvaliteedist, sellest materjali valikust, taimede valikust, hooldusplaanist, sest siia kivide vahele tuleb väga hästi, tuleb võilill, näed siin võilill on täiesti olemas. ja siis katsu sa neid asju sealt nagu välja võtta, et kiviktaimla on hästi palju avatud ala, taimed on väiksemad, see nõuab ka rohkem hoolt. ja see viib meid võib-olla
tagasi ka kolmanda vea juurde, et ära vali lahendust ainult selle järgi, et kuidas see pildil välja näeb, vaid vali selle järgi, et kas see sobib sinu aeda, kas ta sobib sinu pinnasesse, sinu ajakavasse, jah, sinu hooldusvõimekusega ja see ilus aed peab olema ka päriselt nagu sinu eluga kohandatud ja päriselt hooldatav, mitte lihtsalt selline ideaal, mida sa oled kuskil pildi peal näinud ja mis ei pruugi toimida. Siis neljas viga on taimede liiga tihe või liiga hõre istutamine. See on väga levinud, sest et noored taimed näevad väga väiksed, nunnukesed, pisikesed välja, kui sa neid ostad. Ja kui sa nad istutad nagu soovitusliku vahega, võibki tunduda alguses, et oh, et see pinar on tühi ja tekibki kiusatus, et panen neid taimi rohkem, panen tihedamalt, aga taimed kasvavad, nad muutuvad suuremaks, nad kasvavad laiemaks. Ja nad hakkavad mingil hetkel, kui nad on liiga tihedalt istutatud, üksteisega siis valguse, vee, toitainete pärast konkureerima. Või kui taimed on liiga tihedalt, siis tekibki hiljem õhupuudus, haigused tulevad, lamandumine, vajadusel, noh, see vajadus üldse, et sa pead hakkama neid ümber istutama ja üsna kiiresti ümber istutama. Ja samas see liiga hõre istutus võib tähendada, et sul muld jääb nagu pikaks ajaks paljaks, umbrohi saabki rohkem ruumi, üheaastane umbrohi, sest et püsiumbrohu sa saad välja võtta, aga üheaastane umbrohi on see, mis on seemnena alati mullas olemas. Nii et küsimus ei ole ainult selles, et kas tihe või hõre, vaid küsimus on selles, et kas sa tead, milliseks taim kasvab ja kuidas see peinas siis ajas hakkab muutuma. No ja siin on ka üks praktiline näide vahekauguste mõõtmisest, et taimede vahekaugus ei ole lihtsalt nagu selline väike tehniline detail, vaid see on üks neist otsustest, mis sind nagu pärast ja neid peenraid aastaid mõjutab. kui sa istutad liiga tihedalt, saad alguses võib-olla kiiresti täidetud peenra, näebki võib-olla esimesel aastal juba väga lopsakas välja, aga hiljem tekib see nii-öelda üleküllastatus, liiga tihe asi. Või kui liiga hõredalt saab, siis võib peenar pikka aega tunduda hästi poolik ja nõuda rohkem rohimist. Et hea nipp on mõelda just siin, et see taime täiskasvanud suurus, milline see on, mitte sellele, et kui suur ta potis on. Ja samuti aitab jälle kordus, et kui sa kasutad ühte taime mitmes kohas või rühmana, tekib selline rahulikum ja terviklikum pilt. Mis algaja viga on veel, on see, et üks taim siia, teine sinna ja kolmas veel kuskile, et niimoodi tekib sul kollektsioon, aga mitte kujundus. Ja just need vahekaugused, kordused aitavad sul luua peenra, mis kasvab ilusaks, mitte ei muutu segaseks. Siin on siis vahekaugus, mis ta on, mingi 60 sentimeetrit roogsinihelmikal. Kasvab ilusti sügiseks kõik kokku täis. Noh, okaspuude ja põõsaste puhul, lehtpõõsaste ja lehtpuude puhul on väga oluline see vahekaugus, sest et noorena nad on väga armsad, väga väikesed ja ka kääbusvormid, noh, väga armsad, väga väikesed ja seal ei raatsigi nagu suurt vahekaugust panna, sellepärast et see on tükk aega tühi maa. Ja aianduskeskuses nad tunduvadki täiesti ohutud, aga aastatega nad muutuvad ja võivad muutuda väga-väga suureks ja hakata üksteist varjama, üksteise külgi siin noh, varjutama ja kui valgust nõudvad okaspuud üksteisega kõrvuti satuvad või ka noh, üsna sellist varju taluvad okaspuud nagu mingid kuused või jugapuud, siis nad varjutavad selle külje üksteisele ära ja kui liiga hilja seda märgata, siis ei ole see taastumine ka enam võimalik, et näiteks kuusel ei taastu mitte midagi, kui on ära juba küljed nagu varjutatud. Ja väga oluline ongi siin enne istutamist teada seda taime lõplikku kõrgust, lõplikku laiust ja puude-põõsaste puhul see ei ole mitte teps lihtne, sest et erinevad allikad annavad erinevaid andmeid ja pigem tahetakse need suurused väiksemana hoida, sest et kes ikka tahab endale aeda, ma ei tea, 20 meetri suurust kõrgust puud ja ma ei tea, 10 meetri või 20 meetri laiust puud. noh, see ei ole väga hea müügiargument, aga
kui sa istutadki need suureks kasvavad taimed liiga lähedale, ma ei tea, üksteisele või majale või teele või teisele taimele või naabri krundile, siis tekib hiljem see probleem, mida on raske parandada, mida parandab siis ainult kas juurekaevalt mahavõtmine, hiljem sa ei istuta seal nii lihtsasti midagi ümber. nii et see aed ei ole kunagi ainult see pilt, mida me täna näeme, vaid aed on alati ajas muutuv süsteem ja aiakujundusega või aiakujundus mõtleb alati ette, et milline see koht on 3 aasta pärast, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 20 aasta pärast ja nii edasi. ja kui seda teha, siis sa väldid nagu väga palju ümberistutamist, väga palju mahavõtmist. puude ja põõsaste puhul tasub pigem valida suuremad vahekaugused kui väiksemad ja pigem need tühjad kohad siis täita ära mingite kas pinnakattetaimetega või sobivate taimedega, kes seal vahel siis võiksid kasvada. ja, ja see istutuse vahekaugus, see ei ole ka ainult nagu tehniline number, vaid see mõjutab, kui terve see taim on või kui kiiresti see peenar sulgub, kui palju tuleb umbrohtu, kui kaua see istutus või kujundus ilus püsib. et ainult taime kõrguse vaatamine, sellest ei piisa, vaid tuleb ka seda laiust vaadata ja mõelda täiskasvanud taimele. aga nüüd, kui me pinnakattetaimi vaatame, siis sellel pildil on hästi näha luuderohi pinnakattena ja kui sellist ala istutatakse, siis siin ja jah, luuderohi võib kasvada sul, ma ei tea, 10 meetri laiuseks, aga selleks, et see pind oleks suhteliselt kiiresti nagu kaetud, siis istutatakse see tihedamalt ja pinnakattetaimedel ongi see natuke erinev, et neid me võime istutada tihedamalt ja saame istutada tihedamalt ja mitte midagi ei juhtu. aga kui me istutame puitpõõsaid tihedamalt, siis on mingisugused ütleme, tulemused või mingisugused tagajärjed, mis sellest siis tulevad. et näiteks neid kaski vaadates, need on ka hästi tihedalt istutatud, aga hooldusplaanis siis peab olema sees, et kas ma võtan siit vahelt mingid kased hiljem välja või ongi kõik siuksed kiitsakad kasemetsa taoline. ja kui sa ei tea, kui suureks see taim kasvab, siis ei saa seda otsust nagu poti suuruse järgi teha, et see on kõige kallim eksimus või üks kallimatest eksimustest, sest et ümberistutamine hiljem või taimede väljavõtmine või uute ostmine tähendab hiljem sulle topelttööd. ja nüüd jõuame võib-olla 5. veani, mis on kõige salakavalam viga ja see on siis kiirete lahenduste eelistamine, mis nõuavad sinult hiljem rohkem aega, rohkem raha. ja see on võib-olla üks valusamaid vigu, sest et alguses tundub see kiire lahendus vägagi ahvatlev. tahaks, et kõik saaks ju kohe valmis, tahaks, et peenar näeks kohe hea välja, tahaks selle pinna kiirelt katta, tahaks kanga maha panna, tuua mulla peale, istutada taimed sisse, kõik valmis teha, aga aias ei tööta kõik kiired lahendused pikaajaliselt. kui pinnast ei valmistata korralikult ette või kui juurumbrohud jäävad alla, siis või kui valesid materjale kasutatakse või taimed juhuslikult paigutatakse, siis tuleb hiljem hakata varem või hiljem parandama. ja parandamine on sageli raskem kui kohe õigesti alustamine. ja noh, parandamist võib lükata veel edasi, edasi, edasi ja ühel hetkel tuleb kõik nullist hakata tegema. aga mis ma tahan öelda, et hea aed ei sünni kiirustades, ta sünnib teadlikest otsustest, mis töötavad siis ka aastate pärast. et siinkohal jah, see kiirete lahenduste ja mis need kiired lahendused võivad olla, et kui sa tahad kiiresti midagi ära teha, siis peatu hetkeks ja küsi ja mõtle seda, et kas see lahendus aitab mind ka 3 aasta pärast või 5 aasta pärast või 10 aasta pärast või ma ostan praegu lihtsalt ajutist sellist ilusat tunnet, mille eest ma maksan hiljem oma töö ja rahaga. noh, kangaste kasutamine on väga hea näide kiirest lahendusest, mille puhul tasub väga ettevaatlik olla. mõnikord kasutatakse peenardes kangast mõttega, et see hoiab umbrohtu ära. no tihti ongi see mõte, miks seda kasutatakse ja justkui teeb seda elu lihtsamaks, aga tegelikkuses see tekitab hiljem uusi probleeme. siit sellest istutusaugust tulevad hiljem, kasvavad umbrohud läbi, eriti veel, kui sul siin ala peal oli mingeid hulle umbrohtusid, siia peale külvab umbrohi igasugune
ja mullal ei lase see, nagu see kangas ei lase mullal ka loomulikult toimida. Sest et noh, jah, kirjade järgi laseb vett läbi ja õhku ja kõike, aga praktikas see kangas toimib nagu sellise materjalina, mis kogu aeg siin vahel vibreerib, mis surub selle alumise pinna hästi tihedaks. ja kui keegi on võtnud üles sellist kangast, siis ta on võib-olla märganud, et selle kanga alla on ilusti kasvatanud oma juured, kõik naadid ja oraseinad ja noh, mis iganes umbrohtu seal on võib-olla olnud. Sest ka umbrohud tahavad õhku saada, ka neil on seal kanga all palju parem, just seal pealmises kihis kui kuskil all tihenenud pinnases. nii et kui, kui see orgaanika ka veel sinna peale koguneb, siis see kanga noh, peal hakkab sul umbrohi kasvama ja ka see, et taimed vajavad laienemisruumi ja kui see auk on sul siin kitsas, siis noh, neil ei ole laienemisruumi, nad ei saa korralikult areneda. ükskord üks mu õpilane ütles, et Maria, tead, mul on klient, kellel on kanga peale istutatud mingisugused helmikpöörised ja ta ütles, et näed, need on niisuguse suurusega ja siis see klient ütles, et aga ma võtan selle kanga ära, et need hakkaksid nagu suuremaks kasvama, et nad nagu saaksid normaalselt areneda. ja siis tema klient oli talle nagu öelnud, et ah, et ei, ära võta, et ma ei taha, et nad suuremaks kasvaksid. aga kui sa ei taha, et suuremaks kasvaksid, siis sa oled valinud lihtsalt valed taimed, ehk siis me võitleme kogu aeg mingite asjade vastu. ja ja selle kangaga võib väga palju asju nagu keeruliseks muutuda ja ma ei ütle seda, et ühtegi kangast ei tohi kunagi kasutada, aga istutusaladel koduaias peab väga põhjalikult mõtlema, et kas see on päriselt vajalik ja millised on tagajärjed ja mis juhtudel ta on vajalik. kus mina kangast kasutan, on kurgipeenral, sest et kurgid on üheaastased kultuurid ja köögiviljakasvatuses selliseid kangaid, peenrakangaid on väga mõttekas kasutada. aga kui on see istutusaladel, siis esimesel võimalusel see kangas lihtsalt selle eest vabaneda. ja kui on ka nagu ostetud krundid, praegu on ka väga palju selliseid juhtumeid olnud, kus keegi on ostnud krundi ja on ostnud krundi koos haljastusega, ehk siis seal on tehtud midagi, seal on kangastega tehtud ja seal on kõik nagu totaalselt hukka läinud, siis sellisel juhul aitabki ainult üks ja see on uuesti rajamine, kõik üles, kangad välja. kui on mingid puud, põõsad, mida ei saa välja võtta või mida saab alles jätta, siis need jäetakse alles ja sealt ümbert on võimalik suure tööga puhtaks saada ka. aga üldjuhul kõige lihtsam viis on siis uuesti hakata rajama. ja küsimus ongi seesama jälle, et kas see lahendus teeb sinu elu lihtsamaks 5 aasta pärast, 10 aasta pärast või see teeb ainult praegu lihtsamaks. sest jah, see kangas saad kohe ära teha, hommikul hakkad tegema, õhtuks on peenar valmis, mults on peal, näeb väga dekoratiivne välja, aga mis saab edasi? no siin on 2 asja nüüd, et selle pildi juures ma tahan rääkida nüüd keemilistest ja väga kiiretest lahendustest, et kui on umbrohtu palju, on suur kiusatus leida ka lahendus, mis lubab kiiret tulemust, aga aias tuleb mõelda pikaajaliselt, et mida see lahendus teeb mullale, mida ta teeb taimedele, kas see kõrvaldab võib-olla põhjuse või ainult selle hetkeolukorra. kas ma pean seda hiljem uuesti tegema? ja väga sageli on see umbrohu probleem seotud ka sellega, et ala ei ole korralikult ette valmistatud, et istutus on liiga hõre või servad on segased või pinnas on jäetud paljaks, umbrohu juured on sisse jäetud. ja kui me lahendame ainult selle sümptomi, tuleb see probleem tagasi, näiteks sul on osi, lased korraks raudtapiga üle, tuleb probleem tagasi, kui sa ei tea, kuidas seda süsteemselt teha. ja alati tasub küsida, et mis on selle probleemi põhjus või teine asi on see, et kiire lahendus, ma tahan saada mul on võib-olla naat aias ja ma tahan saada kiiresti puhast mulda, puhast uut pinda, head mulda. nii, kas keegi on ostnud endale head mulda? see tähendab seda, et tuuakse endale aeda näiteks sõelutud muld ja sellega koos sa saad väga suure kaasavara. saad selliseid umbrohte, mida sul ei olnud, saad kassitappu, seatappu, osja, ma ei tea, orasheina, naati, mida iganes, mida sul võib-olla varem ei olnudki. kui sul on aias praegu naat, siis sa võid väga rõõmustada, sest et naat, orasein, nõges
on ühed kõige lihtsamad umbrohud, millest üldse vabaneda. Kui sul on seatapp, kassitapp, siis see on juba sammuke edasi, siis on juba keerulisem. Nii et tasub küsida, et mis on selle probleemi põhjus ja kui see põhjus on selge, siis siis saab ka valida selle lahenduse, et mis töötab kauem, mis töötab päriselt, mis on aia tervisele ka parem. Ja kui need 5 viga nüüd kokku võtta, siis tegelikult on nende all üks ühine põhjus. Aeda tehakse siis ilma süsteemita. Et see kiire kokkuvõte sellele olekski seda, et mis need 5 viga ongi, on see, et esiteks terviklik kujundus on puudu. Teiseks on sobimatud taimed sinu aia pinnase tingimuste, valgustingimuste jaoks. Siis kolmandaks see, et on tehtud liiga töömahukas aiaplaan või liiga töömahukad aiaelemendid. Siis neljandaks, et on liiga tihedalt või liiga hõredalt istutatud taimed ja viiendaks, et sa oled valinud mingisugused kiired lahendused, mis nõuavad hiljem rohkem aega, rohkem raha. Siia selle kiirete lahenduste alla läheb ka kindlasti näiteks selline asi nagu siirdemuru kasutamine. Et ka see on niisugune ohtlik koht, kus võib päris kõrvetada saada. Ja kui mõni nendest vigadest tundus sulle tuttav, siis ma tahan sulle öelda, et sa ei ole nendega tegelikult üksi, et need on täiesti tavalised vead. Inimesed teevad neid, teevad ka peale seda webinari, teevad neid vigu. Aga kui sa neid nüüd märkad, saad sa järgmiseid otsuseid teha palju teadlikumalt. Ja siit tulebki oluline küsimus, et mis on sinu järgmine samm, sest et teadmine üksi ei muuda aeda, vaid muutus algab siis, kui sa hakkad neid teadmisi oma aias rakendama. Aga seda on üksi sageli raske teha ja sellepärast ei pruugi sa nagu nende vigade lahendamiseks nagu lisanõuandeid vajada, vaid sellist kohta vajada, kus sa saad süsteemselt hakata edasi liikuma, kus sul on süsteemselt tugi olemas. Ja siit me jõuamegi edasi siis Unistuste Aia klubisse. See on selline koht, mis on loodud meil just selleks, et sa ei peaks oma aia küsimustega üksi pusima. Nii et kui sul tänase webinari jooksul tundsid, et jah, ma olen ka neid vigu teinud või ma ei taha neid vigu teha, siis klubi võib olla sinu jaoks nagu väga hea järgmine samm, kust edasi liikuda, sest et klubis sa saad järjepidevalt tuge, sa saad materjale, sa saad juhiseid, võimalust ka küsida. Sest et aias tegutsedes tulevad küsimused tavaliselt just siis, kui sa hakkad päriselt tegema. Sa vaatad oma peenart ja mõtled, et kas see taim sobib siia või kas see ala on liiga kitsas või kas ma peaksin enne üldse umbrohuga tegelema või kas ma rajasin selle nüüd õigesse kohta, selle ala. Ja see Unistuste Aia klubi annab sulle koha, kus nendele küsimustele vastuseid saada. Ja seal on siis väga palju erinevat videomaterjali, mis on sulle kohe valmis läbimiseks, läbitöötamiseks, läbiõppimiseks. Ja see tähendab, et sa ei pea ootama, kuni tekib järgmine koolitus või järgmine võimalus, vaid sa saad kohe minna sellesse teemasse, mis sinu aia jaoks pärast nagu praegu kõige olulisem on või praegu kõige rohkem abi vajab. Ja kui sul on mure nagu peenra planeerimisega ka, siis sa saad selle kohta samamoodi materjale, või kui sul on küsimus, et kuidas umbrohuvaba istutusala rajatakse või kuidas selle teemaga alustatakse. Või kui sa rohkem tahad teada tööriistadest või kujundusest, hooldusest, taimedest, siis sa saad just valida sealt omale sobiliku suuna, vajaliku suuna, kus sa parasjagu oled. Ja klubi väärtus võib-olla ongi see, et need teadmised ei ole kuskil laiali, sa ei pea kuskilt hakkama otsima avarast internetist, vaid sul on üks koht, kuhu tagasi tulla, kust tulla küsima. Ja oluline on ka see, et sa ei pea kõike korraga läbi töötama. Sa võtadki ühe teema, hakkad seda rakendama ja alles siis liigud järgmise juurde. Ja niimoodi hakkab aed ka päriselt samm-sammult muutuma. Meil on väga palju liikmeid, kes postitavad ikka ja jälle, et näed, midagi on jälle toimunud. Midagi on muutunud. Ja kuidas me klubis töötame, et seal noh, tavapärast ongi niimoodi, et aiaomanikud on hädas
väga praktiliste asjadega. Taimede valimisega, taimede paigutamisega, umbrohtudega, hooldusega, peenarde rajamisega, tööde järjekorraga. Ja üksi ja selliste vajalike teadmisteta võibki teha väga palju kulukaid vigu. Ostetakse taimi näiteks, mis ei kasva või rajatakse peenrad, mis vajavad liiga palju hooldust ja pingutatakse siis üle või antakse samas liiga vara alla. aga klubis on siis veebikoolitused, meil on väga palju koolitusi, mida sa saad hakata kohe läbima. meil on live Zoomi kõned, 2 korda siis kuu jooksul on meil on küsimuste kõned ja 1 kord on siis ka kirjalik küsimuse koht, kus sa saad küsida oma aia küsimusi ja kinnine Facebooki grupp, kus me saame siis neid küsimusi lahata, kus sa saad jagada ka oma edusamme ja kus on tore ka vaadata, et mida teised on teinud, saada inspiratsiooni, sest et inimene on selline loom, kes saab ka innustust teistelt, inspiratsiooni teistelt, et kui keegi jagab oma edusammu, siis sa hakkad mõtlema, et ohoh, kus minu omad siis on, jah, ja mõnele inimesele see mõjub nagu väga-väga hästi. ja infot me jagame siis ka e-kirja teel, mis parasjagu nädalas näiteks toimumas on, et saad selle info kätte ja kõik need koolitused, kõik need Zoomi kõned, need on ka eraldi siis koolitusportaalis kättesaadavad, et kui sul näiteks Facebooki ei ole, siis sa saad ka koolitusportaalist neid asju kõiki järele vaadata. aga kõige olulisem on see, et sa saad küsimusi esitada, sa saad inspiratsiooni edasiliikumiseks ja sa oled koos teiste inimestega, kes liiguvad kõik samas suunas, ehk kõik tahavad saada ilusat aeda, lihtsamini hooldatavat aeda, lopsakamat aeda. nii et see klubi ei ole ainult teadmiste kogum, vaid see on ka tugi, see on süsteem, kuidas edasi liikuda. ja see ei ole mõeldud inimestele, kellel on juba ideaalne aed ja palju aega, vaid vastupidi, see on mõeldud nendele, kellel on päriselu, kellel on pere, kellel on töö, muud kohustused, aga kes tahavad, et aed hakkaks ka lõpuks õiges suunas liikuma ja siis aed hakkaks muutuma vähem hoolt vajavaks. ja siin on üks klubi liikme aed, Kadri Jõemetsa aed. ja tema aed on nagu hästi oluline näide, sest et ta näitab, et muutus on tegelikult ka võimalik, et aed ei pea ühe päevaga valmis saama. aga kui sul on suund olemas, sul on teadlikkus olemas, sa hakkad tegema väikseid otsuseid, mis viivad sind nagu päriselt edasi, siis Kadri puhul on näha, kuidas istutusalad on hakanud nagu aja jooksul selle maja ja muru vahel paremini tööle, tekib pehmus, tekib selline seos, tekib aed, mis ei ole lihtsalt maja ümber olev muruplats, vaid on istutusaladega seotud. ja Kadri paar aastat tagasi alustas oma esimese istutusalaga, mis oli siis terrassi ääres. ja just sellised muutused sünnivadki siis, kui sa hakkad nagu aeda vaatama tervikuna. mitte ainult niimoodi, et kuhu ma selle taime panen, vaid kuidas see terviklikkus tekib. ja millist tunnet sa tahad siia luua või kuidas see ala seostub üldse ülejäänud aiaga ja kuidas see ajas nagu muutuma hakkab. ja tänaseks on Kadril siin päris mitu uut uhket peenart rajatud, nii et töö käib ja õige pea võib Kadri olla ka kuskil ajakirjas võib-olla oma aiaga. siis on paar päeva tagasi jagas Krista meile Unistuste Aia klubis no väga toredat lugu ja ma loen sulle korraks selle ette ka. et jagan pilte oma esimese peenra valmimisest alates selle aasta maist. võtsin peenra rajamiseks hoogu oma 5 aastat. kuni selle kevadeni olin kogu aeg enda jaoks mõelnud välja igasuguseid vabandusi. mul pole aega, mul pole raha, ma ei oska, ma ei tunne taimi piisavalt ja nii edasi. alates selle aasta algusest liitusin UAK-ga, mille abil olen siis jõudnud esimese tulemuseni. minu jaoks on väga julgustav üks Maria ütlus, hakka lihtsalt pihta. mina olen igal juhul rahul, et tegin esimese sammu, aga pisik on sees ja tahaks veel ja veel. reedel toimunud Reet Palusalu taimede tundmise päev oli väga inspireeriv ja mul on nüüd igal juhul uus nimekiri, mida juba uuele peenrale sooviks. ehk siis no ma ütleks, et Kristel on väga kiire muutus olnud, et kui ta võttis 5 aastat hoogu, siis see muutus, energia on kogunenud hunnikusse ja see on nüüd välja tulnud ja muutus on väga nagu väga kiire. loomulikult sina ei pea nii kiiresti tegema, aga see muutus on kiirelt võimalik. noh, Jaanika on ka tükk aega Unistuste Aia klubis olnud
ja tema kirjutas, et üks 30 ruutmeetrine lillepeenar sai katsealuseks võetud ja ta on seni väga rahul. mulle meeldib selle tagasiside juures see sõna katsealuseks, et kui sa ei ole alguses veel kindel, et noh, et kas see ikka toimib või kas see ikka päriselt ka on nii, nagu Maria siin räägib, siis võta kasvõi 10 ruutmeetrit, tee see selle süsteemi järgi ära ja vaata, kuidas see tulemus nagu jääb. ja siis võib juhtuda, et see nakatab sind ja sa hakkad veel rohkem tahtma. nii et aias sa ei pea alati nagu kõike kohe täiuslikult tegema, vaid vahel ongi väga hea võtta üks ala ja hakata nagu seal teadlikult katsetama. aga vahe on selles, et kas sa katsetad täiesti huupi või katsetad koos teadmistega. et kui sa tead, milliseid vigu vältida või kuidas taimi valida või kuidas istutustihedust mõelda, mida me ka Unistuste Aia klubis siis teeme, või kuidas hoolduskoormust vähendada, on see katsetamine nagu palju targem ja tulemuslikum, et sa tead, keegi on seda juba teinud, järelikult see nagu võiks ju toimida. ja Jaanika näide tähendab ka või tõestab ühte olulist asja, et vähe hooldust vajav peenar ei ole unistus, vaid see ongi päriselt võimalik. aga nagu ma ütlesin, siis teadlikud valikud on seal taga, mis seda aitavad nagu ellu viia. ja siin me näeme ka plaane, joonistusi, päris tööprotsessi, et meil toimub alati talvisel ajal selline peenra väljakutse, kus osalejad joonistavad oma plaanid paika paberile ja hakkavad siis suvel rajama või taimi otsima ja ettevalmistusi tegema. aga joonistamise käigus sa näedki, et neid asju, et mida sa aias seistes nagu alati ei märka, kui suured need alad on, millised taimed sinna sobivad, kuidas need kokku hakkavad minema. et paljud kardavad võib-olla plaani tegemisest või plaani tegemist sellepärast, et nad arvavad, et see peab olema väga professionaalne, väga ideaalne. ei pea, ma õpetan seal väljakutsel seda, kuidas teha plaani, ilma et sul oleks mingid joonistusoskused või kuidas see nagu tööplaanina üldse nagu olema peaks. et see plaan on tööriist, et see aitab sul mõelda, see aitab katsetada, see aitab läbi nagu mängida erinevaid versioone ja ta aitab väga palju neid kalleid vigu vältida enne, kui sa hakkad nagu päriselt kaevama või enne, kui hakkad neid taimi üldse ostma kokku. no siin on Merikese aed ka, Merike tegi ka ühe suure istutusala. see oli enne siis kuskil 25 ruutmeetrine istutusala. siin olid 3 iluõunapuud, need olid enne olemas, muru sees ja tulemuseks on siis nüüd selgem istutusala ja vähem selliseid eraldi murusoppe. et siin ma peaks talt küsima uue pildi, kuidas see tal praegu välja näeb, et see kuju juba ise annab väga palju sellist efekti edasi. mis see webinari tänane pakkumine on siis, et kui sa tundsid tänases webinaris, et mõne vea sa oled võib-olla teinud või said aru, et sa tahaksid oma aeda teadlikumalt luua, siis ma kutsun sind Unistuste Aia klubisse. klubi kuumakse on 37 eurot kuud, kui sa kuumaksega tuled ja praegu liitudes on sulle siis kaasa boonuseks üks veebikoolitus, mille sa saad ise valida 69 euro väärtuses. nii et mõtle korraks seda, et üks vale taimeost võib maksta rohkem kui 37 eurot või üks valesti rajatud peinar võib tähendada kümneid või sadu eurosid ümbertegemist või aega ka, mis sulle selle ümbertegemise peale läheb või üks nädalavahetus vale töö peale kulub ka samuti väga-väga kiiresti. et selle kõrval on see 37 eurot kuus väga mõistlik investeering, kui see aitab sul vältida neid kalleid vigu, teha oma aias paremaid otsuseid, siis see on nagu väga, väga väike on ju kulu või investeering. ja mis koolituste vahel sa saad valida? seal on 36 erinevat veebikoolitust, mille vahel sa saad valida. et sa ei saa lihtsalt juhuslikku boonust, vaid sa saad valida teema, mis sind päriselt aitab. et seal on erinevaid kujundusteemasid, seal on kuidas näiteks söödavat iluaias kasvatada, kuidas minimaalse eelarvega aeda kujundada, suvelapeenra kujundamised, kuidas sellist aeda kujundada, mis oleks ka talvel lumma, komposteerimise koolitus, lillepeenra värskendamise teejuht, ehk siis seal on erinevaid teemasid. nii et
kui sul on näiteks suurem mure on peenra rajamine, siis valid selle teema, kui sul on küsimus umbrohuvaba aia kohta, siis valid selle teema või kui tahad õppida aia tööriistade kohta rohkem või taimede sobitamist või talvist aeda või komposteerimist või kujundamist, siis sa saad valida vastava koolituse. ja see boonus on juba väga väärtuslik just sellepärast, et ta aitab sul alustada sealt, kus sa praegu oled ja klubi ei eelda seda, et sa oled juba osav aiakujundaja, vaid sa võid olla täiesti alguses. meil on tõesti erineva tasemega inimesi seal. sa võid olla juba aastaid katsetanud või täiesti nii-öelda nullist alustaja. mõlemal juhul sa saad valida endale sobiva järgmise sammu, endale sobiva tempo, et keegi ei seisa sul luuaga seal sabas. ja see ongi oluline, et mitte kõike korraga, vaid üks teadlik samm korraga, et kuskilt minema saada ja pihta hakata. ja lisaks veel üks tore mis sul selle klubiga kaasa tuleb, on see, et kui sa oled klubi liige, siis sa saad tulla augustis ka Palusalu aeda tasuta ja ka Paul Neitsovi aiakontsert meil 22. augustil on sulle tasuta pääsmega. see tähendab seda, et klubi ei ole ainult veebis teadmiste saamine, vaid sa saad tulla ka päriselt aeda, sa saad näha lahendusi oma silmaga, sa saad inspiratsiooni, sa saad kogeda seda, millest me räägime ja sa saad ka osaleda siis töötubades, mis meil seal aias tööd nagu toimivad, ehk siis sa saad ka praktilistel nii-öelda väikestel koolitustel osaleda ja Palusalu aias sa näed ka neid koosluseid päriselt või peenrajooni päriselt, kuidas siis aias see asi kõik toimib. ja muidugi sellest ilusast kontserdist saad osa, nii et ilm on meil ilus ja erinevad toredad toitlustusettevõtted on tulemas meile ka. nii et kui mõelda sellele, et see kuumakse on 37 eurot, siis see augusti tasuta pääs koos kontserdiga on juba väga suur lisaväärtus. aga kõige suurem väärtus on ikkagi see, et sa saad oma aia loomisel tuge ja sa saad oma aia panna kindlas suunas liikuma, vähem hoolt nõudma aia suunas. nii et selle kontserdipäeva kohta veel, et meil on sel päeval ka töötoad toimumas, aiaekskursioon. sa saad muidugi sellest suvisest aiamiljööst osa, koguda neid teadmisi, võtta aega, et olla aias ja võib-olla oluline on ka see, et aia inspiratsioon ei sünni ainult ekraani taga, vaid kui sa näed päris aeda, päris peenraid, päris istutusalasid, neid taimekoosluseid, hakkad oma aeda ka hoopis teise pilguga vaatama, et sa võid märgata, et ahaa, selline peenrajoon võiks mul töötada või selline taimekooslus või selline hooldusvõte, et ma näitan ka töötoas hooldusvõtteid, kuidas see asi käib. nii et kuidas liituda? Maigrit pani ka siia selle lingi. www.palusaluaiad.ee klubi on siis see koht, kust liituda. ja kui sul on, nii ma vaatan, mis selle slaididega siin oli. kui sul on küsimusi, siis ole hea, pane mulle chati ka küsimused. mul on paar minutit on veel siin aega, ma saan mõne küsimuse ette võtta. ja oled oodatud siis Unistuste Aia klubisse ja vaatame seal siis üle sinu aia, kuidas sina saad paremini hakata enda aeda pidama või kuidas sa saad seda lihtsustada nii, et ei peaks kogu aeg muretsema, et kas ma ikka jõuan mingite asjadega hakkama saada. nii, ma vaatasin, et mõned küsimused olid tulnud. kas kassitapust on võimalik lahti saada? jah, kassitapust on võimalik lahti saada. see on natuke keerulisem protsess, aga see on võimalik. siis kas multsi kasutades ei ole oht teha ideaalne koht võõrnälgede jaoks? jah, on, kui sa kasutad vale multsimaterjali ja vale fraktsiooniga näiteks. et eriti ohtlik on sellised suured purustatud puukooretükid, need on ideaalsed võõrnälkete ja mitte ainult võõrnälkete, vaid ka teiste igasuguste tigude ja nälkete jaoks. valmistun aeda uuesti rajama, kuidas saada lahti osjast ja pargitatrast. seda asja me õpetame ka Unistuste Aia klubis, kuidas saada lahti keerulistest umbrohtudest, osjast, kassitapust, seatapust, pargitatrast. pargitatra kohta me oleme teinud ka eraldi podcasti episoodi, et kui sa paned podcasti Spotify otsingusse Palusalu aia podcast ja sealt otsid pargitatar,
siis sa leiad selle episoodi ka üles, et sellest on ka võimalik lahti saada, aga see nõuab rohkem tööd. Kui eelmine omanik on loonud kõik peenrad kangaga, mida sellega teha, kas proovida eemaldada ja siis lihtsalt järjest juurida välja umbrohtusi, kui neid tekib? Ongi kaks varianti, enne ma natuke rääkisin ka sellest, et esimene variant ongi kõik üles võtta, nullist alustada ja umbrohu vabaks teha. või kui on mingid puud, põõsad sees, mida ei saa eest ära võtta, siis tuleb kangas ära võtta ja siis nende puude põõsaste ümbruses on see järelhooldus, see võtmesõna, millega tuleb edaspidi tegeleda. ehk siis tuleb umbrohu juured kätte saada. Esimest korda kuulan Võsult, hakkan ümber kujundama vana aeda juhuslike istutusaladega ja sain väga palju inspiratsiooni ja kinnitust senistele mõtetele ja ideedele. aitäh! aitäh, Sirje, sulle toreda tagasiside eest ja aitäh sulle osalemise eest! Mida teha peale niitmise, kui naat põhimõtteliselt võtab üle muru pinnast, mida pidevalt niidan? ja naadist on muru puhul võimalik lahti saada kahel viisil. üks viis on must kesa ja teine viis ongi siis herbitsiidide kasutamine. saad ise, noh, mina soovitan pigem musta kesa varianti. see on looduslähedasem ja toimib väga hästi. aga must kesa tähendab seda, et vähemalt aasta otsa naadi puhul pead sa seda mustana siis hoidma. kui aias on palju kive, mida nendega võiks teha? Kivide kasutamist saab aias vaadata selle järgi, et mis suurusega need kivid on. kui on suuri kive, saab kujunduses väga hästi ära kasutada, kui on väikseid kive, siis üks variant on kasutada neid kuskil kottkaevu jaoks. teine variant on, ma ei tea, kuhugi tee täiteks kasutada, et peaks vaatama, et mis kividega on tegu. ja tegelikult on ka nii, et kui meil on kuivad pinnad ja meil on näiteks rähkne muld, kus on hästi palju paekivitükke sees, siis me ei saa neid sealt kätte, kõiki kindlasti mitte, neid tuleb alt kogu aeg juurde, siis tuleb teha istutused niimoodi koos kividega, ehk siis sa istutadki sinna selle mulla sisse, võtad nii palju ülemisest kihist ära, kui võib-olla õnnestub, aga istutuse sees jäävad need kivid alles. aga taimed kasvavad seal hästi, kui nad on õigesti valitud. osalen esimest korda, plaan rajada 0,5 hektarit vana talukoha aeda juhuslike istutusaladega. kuidas hinnata mullastiku liiki, kuhu mida võiks rajada? tänan tänase inspireeriva sissejuhatuse eest, sain palju inspiratsiooni. ja väga tore, et sa osalesid. meil on Unistuste Aia klubis kusjuures olemas ka video selle kohta, kuidas hinnata kasvukoha tingimusi. kus sa tead, milline see kasvutingimus sul siis päriselt on, selle kohta on mul eraldi video tehtud. kas elupuu heki alla oleks mõistlik peenart rajada? valgust paistab natuke hommikul, natuke päeval, hekk üle 2 meetri, mure, et äkki puud võtavad taimedelt jõu. otse elupuu heki alla ei saa peenart rajada, aga me saame istutusala rajada elupuu heki ette ja erinevaid võtteid kasutades me saame ka niimoodi teha, et see hekk kohe ei võtaks seda jõudu sealt ära. nii et alati peab vaatama, et mis need tingimused on ja kuidas ma saan neid siis enda aias ära kasutada. nii et kui sa tahad tulla edasi oma aeda kujundama, edasi teadlikumalt oma aia teekonda alustama või jätkama, siis oled oodatud Unistuste Aia klubisse. praegu on siis sulle välja pandud kuupakkumine www.palusaluaiad.ee/klubi saad siis minna vaatata ja liituda. ja ma soovin sulle ilusat suve ja inspireerivat tegutsemist aias, sest et aiatööd on väga-väga toredad, kui me saame päriselt aru, mida see aed meile annab ja mida me saame sellest aiast nagu väga palju juurde. nii et ilusat suve sulle ja suur tänu, et sa täna osalesid. kohtume sinuga kas klubis või muul ajal muus kohas. Tšau!